Tere järjekordset pühapäeva. Täna olen siis eetris Viru hotelli teisel korrusel. Meil on siin üritus nimetusega Jõuluexpo ja olen siis ka selle meeskonnaga kaasas, alles väga roheline õpilane, aga sellegipoolest võin öelda, et see, millega me tegeleme, aitab ennast arendada, aitab ennast tasakaalu viia ja mis peamine, mis mulle endale peale viimase reede hullumeelset pidu, et minul on ära kadunud allergia metallide suhtes. Ma veel eriti ei kilka, aga selles mõttes, et mu kõrvarõngad, mis mul olid kõrvas, sellised väga efektsed, ei jätnud mu kõrvadele halba tunnet ja tundub, et mu keha hakkab metallidega ära harjuma. Minu tänane mõte ja teema, millest ma tahan rääkida, on essentsialism ehk siis elutarkus. Elutarkus selles osas, et sa ei jookse sajas suunas korraga, sa võtad endale mingi olulise momendi, tegelikult ma pean teda vist keerama, siis läheb paremini pärast näha, olulise momendi ja alustad tööd just nimelt sellega. Ei ole vaja rapsida, ei ole vaja püüda olla hea inimene. Kui sul endal on energiavarud miinuses ja lihtsalt selle eesmärgiga, et ma olen ju hea inimene, ma nüüd teen teise jaoks midagi. Meil siin ümber liiguvad inimesed lihtsalt sellepärast, et ma istun veidi sellest EXPOst eemal ja ma usun, et kedagi see eriti ei häiri, aga oluline mõte asja juures, on see, et säilitage iseennast. See on kõige olulisem fakt üldse. Kui sa võtad mingi eesmärgi endale, eelmine kord me rääkisime eesmärkidest, siis ongi vaja enda jaoks kõigepealt teha selgeks see, et kas see on minu eesmärk või see on kellegi teise eesmärk. Essentsialismis on päris alguses hästi tore selline tees, et elutarkus tähendabki ebaolulise väljajätmist. Linn Jutang, otsige raamat üles, selle autori oma ja leiategi väga huvitavaid olulisi mõtteid. Mis on elutarkus iseenesest? Nii nagu see väike tsitaat, need on täna, nüüd ja praegu kõige olulisemad asjad. Me ei võta 110 erinevat pisikest ülesannet ja ei püüa panustada igale poole, vaid me võtamegi ühe kõige olulisema ja jätkame just nimelt sellele fokusseerimisega. Ehk siis me teeme süsteemi, millega me astume edasi. Kui me unustame ära, et me ei pea olema teiste jaoks midagi, mitte seda, et tema tahab, et ma nüüd olen selline, aga mind see ei toida, minusse see ei panusta, siis tulebki võtta endale see koht, et sorry, ma ütlen sulle ei, ma ei tee seda, mul on hetkel hoopis teised projektid ja jätkad oma enda projektiga. Selle sama raamatu algusest ma saatsin mõnele oma õpilasele ka Messengeris neid lõike, et ongi oluline see, et vaatamata hirmule järsku mind ei hinnata siis enam.
tuleb need otsused enda vajadustest lähtuvalt teha, sest kui sa teed asju enda vajadusest, mis paneb sind lendama, mis tõstab sul tiivad, siis ei ole sellist olukorda, et keegi nüüd vaatab mu peale pahasti. No ja kui vaatab, see on, vabandage väga, see on tema arvamus asjast. Sest manipulatsioon läbi meie hea inimese malli või siis sellise eelduse on väga, väga kaval manipulatsioon ja kui me läheme selle õnge, et nüüd ma ei ole hea inimene, näe, ma vedasin teda alt, siis minu küsimus on alati see, et aga kas sa ennast ei vedanud alt? Kas sinu jaoks on kõik sul täiesti kristallselt selge, sa panustad sinna, kuhu sa tahad, või ongi vastupidi, sa teed kõike teiste jaoks, teiste nimel ja unustad iseenda. Miks? Meie ühine teekond iseendasse tähendabki just seda, et sa saad aru, kes sa oled, sa saad aru, miks sa siin oled ja seda me koos otsimegi. Ja loomulikult alguses tundub see selline tunne, et no nii, ma hakkan juba nägema asju, ma kuulen asju, kuidas see üldse saab võimalik olla, mu lähedased ütlevad, et ei, seda ei ole ju olemas, mis asja, võtame rohud ära. Aga tegelikult samuti olles teinud läbi selle sama teekonna, siis ütlen seda, et nii nagu mind aastaid tagasi ravinud psühhiaater ütles täpselt nii, et aga sul on kõik täiesti loogiliselt paika pandud, see on sinu jaoks reaalne ja sa suudad selle reaalsuse ja meie füüsilise reaalsuse omavahel sobituma panna ja sa ei aja neid segamini. Vot siin ongi see, kuidas ma ütlen, võti. Enamus inimesi, ja tänaseks ma võin öelda, et enamus meie inimesi kannatavad mingi psüühilise häire all. On see tugevam häire, on see kergem häire, kuid tänu sellele manipulatsioonile, mis meie ümber toimub, on täiesti loomulik osa elust, et sa oledki kogu aeg, jooksed nagu orav rattas mingisuguse teise loodud süsteemis ja nii nagu tänasest audiost mind nii toredalt ajas naerma see, et jess, ma sain hea töökoha. Tõusen hommiku kell 7 üles, hakkan tööle sõitma, istun ummikutes, jõuan tööle, töötan 8-9 tundi, sõidan koju, teisipäeva hommik. Tõusen hommiku kell 7 üles, hakkan tööle sõitma, istun ummikus ja ma ei hakka kogu seda rida üles panema, aga just ongi see, et see kordus ja kordus ja kordus ja ühel hetkel inimene leidis, et nagu, kuulge, see ei ole see. Ja samast audiost tuli minu jaoks välja just see, et kui sa müüd oma aja raha eest maha, ehk siis see kõige tavalisem palgatöö, kus sa püüad olla teiste jaoks midagi, siis see on lõks. See on lõks sinu vaimule, see on lõks sinu elujõule ja kui sa seda iseendale ei tunnista, ma ei räägi siin sellest, et sa pead kohe ütlema, ei, mis asja, ma ei tee raha eest tööd. Sa teed kogu aeg. Sest kui sa võtad elu kui kaubandustehingut, siis sa unustad elamise. Miks me seda teeme? Sest meid on kogu aeg sedasi õpetatud. Meid on õpetatud olema kellegi teise jaoks hea inimene.
ja kui sina ühel hetkel võtad kätte ja alustad iseenda väärtustamisega, iseenda tõelise hindamisega, siis küsitakse, et mis sa oled nüüd hulluks läinud või nüüd sa oled egoist ja mõtle, sa sõidad teistest üle. Minu kogemus ütleb seda, mitte ainult kogemus, ka enamus sellest materjalist, mida ma olen läbi töötanud, ütleb seda, et nii nagu sind hakatakse alla suruma ja ütlema, et nüüd sa oled mingisugune egoist või sa enam ei mahu sellesse karbikesse, kuhu sind on terve elu topitud. Ja topitud perekonna, suguvõsa, ühiskonna, tööandja, kes iganes veel, kes on harjunud sind ära kasutama. Kunagi aastaid tagasi sattusin ma ühe raamatu peale, ma enam ei mäleta seda raamatu pealkirja, aga mõte oli selline, et kui sa ei hinda ennast siin ja praegu, siis küsi endalt, kas sa elad iseenda elu või sa elad kellegi teise elu. Kui sa hakkad sellest väiksest karbikesest nüüd välja ronima, siis enam ei saa siin, nüüd tuleb meelde, see oli parim tervenemine sinu jaoks, mida ma tõlkisin oma töö jaoks, ehk siis sõltuvused ja nii edasi. Ja seal oligi see, et selleks, et võib-olla inimene tahabki hakata ennast muutma. Võib-olla tema eelnev käitumine oli perekonnale, elukaaslasele, suguvõsale täiesti vastuvõetamatu. Ja nüüd ta võtab ennast kokku ja otsustab, aitab, kas surm või asi muutub. Ja kui tekib nüüd see koht, et lähedased hakkavadki aru saama, et sorry, sa ei ole enam selline, nagu sa ennem olid. Sa oled muutunud. Halloo, rahvas. Ise te ju nõudsite seda. Teile ju ei sobinud see mina, kes ma ennem olin. Ja millest tekivadki konfliktid, tekivadki just sellest kohast, kus inimene hakkab oma käitumismustreid muutma. Ta ei ole nõus enam olema jalamatt või perekonna must lammas, kes siis võtaks ja oleks kõikide nende halbade tunnete põhjustajaks, olles samal ajal neile mugav, keda süüdistada. Nüüd, kui sa nüüd hakkad mõtlema, eks ole, aga nad ju tahavad, et ma muutuksin. Aga nad ei mõtle seda kogu kehaga, nad ei saa sellest aru, et kui inimene hakkabki muutuma, siis ta muudab enda ümber ka just seda sama sagedust või energiatihedust, mis tegelikult nende olemisega enam ei sobitu. Ja kui enam ei sobi, siis on ju jama majas, eks? Siis hakatakse jälle süüdistama, sa teed seda ja sa teed seda ja sa oled ikka nii halb inimene. Halb inimene. Sa ei ole enam hea inimene. Teisisõnu, sa oled juba ebamugav. Aga kogu meie muutumine seisnebki selles, et me õpime iseennast muutma, me õpime olema joondumuses iseendaga, iseenda sisemiste vajadustega ja me keeldume lubama ennast manipuleerida. Võtame manipuleerijatena kas või need lihtlabased telefonipetturid. Ka nemad manipuleerivad. Ja nende juures on üks väga oluline koht, mida meeles pidada. Nii nagu sind hakatakse kiirustama. Nüüd, kohe kiiresti on vaja, sa pead nüüd seda tegema. Hakka nüüd kiiresti otsima. Siis on koht selles, et sinu aju koormatakse üle ja sinul on vaja nüüd kas alluda
nendele manipulatsioonidele või võtta enda seisukoht, oma tuum ja öelda sorry, mina asju ei tee kiirustades. Meil on vaja aru saada sellest, et jah, inimene on algselt nii-öelda karjaloom, inimene vajab sotsiaalset keskkonda, kus kogeda, õppida, võrrelda oma kogemusi, eks ole. Lihtsalt selleks, et saada endale mingisugunegi selline konsensus ühiskonnaga, et sa suudad selles olla, sa saad aru, mismoodi ühiskond toimib, aga seejuures sa ei tohi hakata ennast vägistama. Mis tähendab enda vägistamine? Enda vägistamine ongi just täpselt seesama asi, et sa keeldud iseendast, sa loobud oma vajaduste väärtustamisest, sa loobud oma isiklikust väärtusest. Ja see on koht, kus nii mõnigi mu õpilastest on saanud sellise karistuse või kuidas seda nüüd öelda, et kui sa tahad olla põrandalapp, mille peal jalgu pühitakse, lase minna. Ma ei ole see, kes teile ütleb, et vaat nii, hakka liigutama. Jaa, loomulikult ma vahest ütlen, et sa peaksid mõtlema nende teiste võimaluste üle. Ja nagu te teate, ma võin öelda väga teravalt ja väga, väga julmalt, aga ma ei ütle seda sellepärast, et te peaksite nüüd otsustama, et ahah, ma ikka pean hakkama seda asja niimoodi mõtlema, muidu jälle vihastab. Halloo, ei ole põhjust. See, kas mina vihastan või teen teile pai, ei oma tähtsust. Tähtis on see, mida sa ise endas tunned. Kui sa oled ise endas rahul, kui sa oled sellises olukorras, et sa saadki olla homme vaadates endale tagasi, et kurat, vägev päev oli, ma sain endaga hakkama, mul ei ole mitte midagi selle juures, mida ma peaksin kahetsema. Ja kui midagi tegid, vajutasid ämbrisse, no järelikult tuleb seda ämbrit kolistada nii kaua, kui sina saad aru, et sinul on vaja hakata midagi muutma. Ja nagu ma olen eelnevalt rääkinud, me ei muuda oma käitumismustreid ühe õhtuga, me ei muuda oma käitumist moment, hopp ja valmis. See, kes väidab, et on sellised tööriistad, et vot nii, käid ühe korra ära ja see on puhtalt raha peal väljas, ta seob sind selle protsessi käigus enda külge ja vaatamata sellele, et ta lubab sulle ühekordset aitamist, ühekordset päästmist, ta sätib kogu selle mustri selliselt, et kui sa ise selle asja juures kohal ei ole, nii-öelda tõeliselt kohal iseendas, siis vähe aja pärast oled sa jälle samas augus ja jooksed jälle abi küsima. Ei, praegu ei ole nüüd see koht, kus kohas öelda, et aga ma ju ka käin ju mitu korda. Jaa, see tähendab seda, et sa oled protsessis. Mina ei päästa teid. See on täiesti vale arvamus, kui keegi arvab, et ma olen siin selleks, et teid päästa mingisugustest aukudest välja tõmmata. Ei, ma teen ainult uksi lahti. Ma jagan teiega informatsiooni. Ma panen teid otsima seda, mis on teile oluline. Ja isegi see, kui ma ise praegu õpin neid kõike seda programmi, milles ma sees olen ja loen ja kuulan ja nii edasi, see on minu informatsioon, mida ma nopin välja lisaks sellele, mis on minus juba olemas, aga see annab mulle mingi nurga, millega seda informatsiooni teiega jagada. Sellepärast ma räägin teile raamatutest, sellepärast ma räägin teile ideedest, sellepärast ma räägin teile ka erinevatest uskudest. Et see on kõik meie enesemääratluse aluspõhi. Me tuleme mingisugusest keskkonnast. Ja hetkel ma peangi silmas just seda füüsilist keskkonda, seda maist
suguvõsa, seda füüsilist kehastust, kuhu me oleme sündinud. See, et me oleme tegelikult, paljud meist tulnud teistelt planeetilt, teistelt energiasagedustelt seda maailma siin toetama, et kõik läheks siiski eluhoidvalt, see on hoopis teine teema ja see ei käi ka täna selle hea inimene olemise teema alla. Sest kui me suudame iseendas leida selle koha, mis on meie tuum, mis on meie tõeline mina ja suudame jätkata selle tuuma vajaduste täitmisega, siis meie ümber võib olla mis iganes. See, mis on meie sees, seda ei saa meilt keegi ära võtta. Mitte keegi. Ja olen näinud palju inimesi, kes tegelikult püüavadki oma käitumist õigustada sellega, et aga ma olen ju nii hea inimene, ma olen inimene, et ma pean ju teda aitama. Ei pea. On olukordi, kus me isegi ei tohi sekkuda. Me saame olla. Kui sa tahad, ma annan sulle käe. Toetu minule ja tõuse püsti. Ma võin paar sammu sinuga kaasa teha. Aga edasi pead sa ise minema, sest sinu otsused on need. Me ei saa nõuda mitte kelleltki, kes ei ole valmis ise oma elu ohjasi endale kätte võtma, et nii, nüüd hakkad tegutsema. Olen olnud praktikal ka naiste varjupaigas, eks ole, kes on füüsilist vägivalda pidanud taluma ja mismoodi need naised tulevad sellest eelnevast alla surutud olekust uuesti elule tagasi. See ei ole ühe õhtu protsess. See on isegi nii, et sa näed, et ta hakkab aru saama, et aga nii on ju palju kergem, minul on palju kergem. Siis tuleb välja, et üks väike kõksakas ja ta jookseb tagasi sellesse hirmsasse, kuid tuttavasse õudusesse. See, kas sa võtad seda uut veel õudsamana või oled valmis selle õuduse, milles sa kogu aeg oled olnud, lõpetama ja edasi liikuma, olgugi et hirmsasse, sellepärast, et sa ei tea, mis sealt tulemas on, kuid sa lubad endal uskuda. Kui ma muudan oma käitumismustreid, minu enda tulevik sõltub minu praegustest käitumismustri muutustest. Me teeme iga päev uusi valikuid. Me jagame iga päev seda, mida me oleme minevikus läbi teinud. Minevik on oluline, on ütlus, eks ole, et kes ei mäleta minevikku, see elab tulevikuta. Selles osas on nii palju tõde, et kui sa otsustad, et minevik on see kõige olulisem ja ma ei taha korrata seda, mis minevikus oli, siis küsi endalt seda, kas sa kaevad ainult neid halbu emotsioone sealt alt ülesse või sa võtad ühel hetkel ennast kokku ja saad aru, et see, et minuga minevikus toimus selline tavamõistusele õõvastav olukord, on minu jaoks tänasele minule suurim panus, mis üldse juhtuda sai. Sest kui ma ei oleks pidanud sellest jamast läbi käima, siis ma ei oleks täna siin, kus ma olen. Paljud teist teavad, et 4,5 aastat tagasi lahkus mu kaksikleek, mis võttis mind täiesti korralikult jalust maha ja millest ma ei saa öelda, et ma oleksin juba väljas, aga ma olen protsessis sellest välja tulema ja selles aitavad mind minu praeguse programmi mõtted, vitamiinid ja nii edasi, sest ma tunnen, et mul ei ole lisaks vaja võtta ravimeid, et hoida oma serotoniin üleval. Mul on olemas kogemus, mis võib inimesega juhtuda. Mul on olemas
ka see kogemus, mis võib sellest samast halvast edasi minnes, selgeks õppides, mõistes, mis oli selles vajaliku minu arengu jaoks. Ja kui me selle koha endal suudame salvestada selliselt, et ahaa, aga nii ju ongi. Ja tagasivaates me mitte ei sukeldu nendesse halbadesse tunnetesse, vaid nagu öeldakse leinaprotsessis, et kui sa inimese oled kaotanud, siis ära keskendu halbadele hetkedele, ära keskendu sellele, millest sa ilma jäid, vaid keskendu nendele helgetele hetkedele. Need mõned hetked, mis oli koos temaga, mis oli koos veedetud lõbusad hetked, mis olid hetked täis üle mõistuse võimsaid energiaid. Keskendugi nendele. Miks pärast? Just sellepärast, et sa enda sees käivitad taas need heaoluhormoonid. Sa ainult meenutad seda ja sa saad tagasi selle, mis sa olid siis. Ja see aitab leinaprotsessist välja tulla. Kui ma nüüd tulen tagasi meie hea inimene olemise juurde, siis väga palju ongi meie ühiskonnas just seda, et sa pead olema minu jaoks just selline, nagu mina tahan. Ja kui partner otsustab ühel hetkel, et see ei ole see, mis mina olen, et sorry, aga ma olen muutunud sinu klooniks, siis tulebki öelda, et stopp, tagasikäik, vaata seda asja kaugemalt. Ja ka sellest teise klooniks muutumisest on väga suur abi, sest kui see inimene, kelle klooniks sa muutud, on sulle tegelikult olnud toetav ja sa tegelikult mõtled ka ühel hetkel nagu tema, sa ei mõtle seda, et mida tema nüüd teeks või mõtleks, vaid sa mõtledki. Sa oleksid nagu tema peas ja sa mõtledki nagu tema. Kui sa selle koha pealt iseennast tagasi kutsud, stopp. Et mina kui humanitaar ühel hetkel hakkasin mõtlema kui militarist, siis ühesõnaga kõik need taktikad ja muud sõnad, mis mu kõnepruuki tulid, et see on see koht, mida mul endal on tore meenutada just juba sellepärast, et me olime joondumuses. Ja nii kummaline, kui seda ka on öelda praegu, me oleme praegu seni joondumuses, mis siis, et tema on teisel pool, mina olen siin. Me töötame koos selle sama missiooni nimel, et hoida elu, hoida inimesi iseennast tunnustamas, iseennast tõeliselt mõistmas ja kui me suudame saavutada selle, et kas või üks inimene päevas, paar inimest nädalas, mis iganes. Ma alustasin kunagi oma blogi kirjutamist peale täielikku vaimset kokkuvarisemist just selle mõttega, et ma hakkasin ise sealt tervenema, et kui kas või üks inimene leiab minu kirjutistest tuge, siis olen ma juba oma eesmärgi täitnud. Praegu aeg on nii palju edasi läinud, ma ise olen palju edasi arenenud. Ühel hetkel lihtsalt tundsin, et on vaja tulla suurema auditooriumi ette ja alustasin siis oma pühapäevaseid videote üleslaadimist YouTube'i. Ja kaua ma siin olen, kes seda teab, iga asi liigub täpselt selle järgi, kuidas ta peab liikuma, kuidas selleks on vajadus. Ja selle vajaduse ma tunnen ära just nimelt energiatest. Ma isegi võin öelda, et tänane teema ja kõik niimoodi on
baseerunud minu täna hommikusele lugemisele ja audiote kuulamisele, mis siis lõi mulle ühel hetkel selle õige tunde ja teema, et vot nii, nüüd ma võin sellega eetrisse tulla, et see on sel hetkel nagu oluline. Sest eelmise nädala jooksul, olgugi et ma olin puhkusel, tilkus igalt poolt ikka ühte ja sama teemat läbi ja oli ta millegi pärast alati just samas teemas, et inimesed ei julge vastu võtta iseennast, iseenda väärtust. Nad peavad seda, kui ta ütleb, et nii, minu piir on siin, nagu ma räägin, eks ole, energeetilisest ruumist. Minu ruumi piir on siin ja kui mina sind sisse ei lase, siis sinu asi ei ole siia sisse tungida, sest vastasel juhul meil on kosmiline kohustus see sissetungija tagasi lüüa. Kuid kuni meie enda ruumipiirini. See on üks 12 kosmilisest suhtumisest, kus on ka just nimelt, mõni võib öelda, et see on ju vägivald. Ei, see ei ole vägivald, see on oma ruumist võõra välja löömine. Ja kui see võõras selles mõttes on sinu ruumi kõrval, ta võib seal olla, mis ta parasjagu on. Kui ta üritab sulle sisse tungida, siis annab talle vastulöögi. Kui ta on seal nii, nagu ta on, see on tema õigus. Ehk jälle see koht, et ma ei püüa olla hea inimene, et olla kõigile meele järgi, vaid ma olen sellel hetkel täpselt selline, nagu parasjagu see olukorra energeetika minult eeldab. Energeetika teema on paljuski ka nende asjade juures päevakorral, kus me mõtleme seda, et kas meile mõni toode sobib või ei sobi. Sest on inimesi, kes võtavad asja endale kätte ja tunneb, et ei, see ei ole mulle. Ja siis ei ole mõtet hakata toppima, et maitse, proovi, see on ikka nii hea, on ju. Kui ta sinu enda pealt ei näe, et sa tõesti kasutad seda igapäevaselt, sa oled see, et sa hoiad enda tuuma, sa hindad oma väärtusi, siis ei olegi midagi muud, ongi see, inimesed tahavad kopeerida seda, mida sina teed, sest nad näevad, et sul läheb hästi. Mina teen praegu enda peal nii-öelda loomkatseid, eks ole. Aga ma juba praegu selle kuu ajaga tunnen, et tõesti need asjad töötavad, need on andnud mulle rohkem rahu, ma võin, nagu näete, ma täna olen siin sellises kohas, kus tegelikult inimesed liiguvad, EXPO üritus on veidi edasi, riietusruum on teisel pool, inimesed liiguvad, telefonid helisevad. Mind see tegelikult ei häiri. Ja veel pool aastat tagasi ei oleks ma suutnud ennast nii palju mobiliseerida, et ma istun maha ja hakkan rääkima. Pool aastat tagasi veel oli minu jaoks väga raske seda teha, sest ma häbenesin iseennast. Saate aru, pool aastat tagasi, kusjuures ma olen tegelikult kogu selle teemaga tegelenud alates 2000. aastast. 2008, kui ma hakkasin ise sellest läbipõlemisest tervenema ja hakkasin välja tulema. Ja alles nüüd suudan ma istudagi maha rahvarikkasse kohta, teha oma saade ära. Ja mind ei häiri see, mida minust mõeldakse. Ja see ei ole see, et ma nüüd teen mingisuguseid mõeldamatuid asju ja ütlen, mul seda teist ja kolmandat. Aga just seesama, et minu enda sisemine rahu
on selle juures nii palju tasakaalus, et mind ei häiri, ma isegi võib-olla võtan infot, näiteks mingi sõnakatke, midagi, raadio töötab, nii nagu nendes lounge'ides on, eks ole, mingisugune taustamuusika käib kogu aeg, aga see ei ole enam see haiglane vajadus olla kookonis. Ma hakkan sellest välja tulema, ma ei ütle, et ma olen sellest juba väljas. Ma alles tulen sellest välja ja see tähendabki tegelikult tööd iseendaga. Mitte keegi teine seda sinu eest ära teha ei saa. See on see asi, mida iga inimene peab ise otsustama. Nii nagu ma ikka ütlen, et on üks koht inimese elus, kui ta otsustab, kas surm või olukord muutub. Selle kuvandi ma sain esimest korda Dain Heeri seminarilt, kus ta rääkis, ja see koht on pandud tal ka raamatusse, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma, ehk siis see maailm, mida tema muutis, oligi oma raamatus, ongi inimese enda sisemine minamaailm, tema enda isiklik energeetiline ruum, mida tema ise juhib oma enda emotsioonidega. Mitte keegi teine seda tegelikult teha ei saa. Jah, nüüd tulevad ütlused, et aga näe, tuleb ja hakkab sul nina all hüppama. Mida ma just ennem rääkisin. Kui tullakse ründama sinu isiklikku ruumi, siis sinu ülesanne on ta sellest ruumist uuesti välja visata. Ja see ei tekkis kohe küsimus, et aga viha, eks ole, et mismoodi. Vihast me oleme ka ennem rääkinud. Viha on see energeetiline jõud, mis annab sulle selle koha, et nii, ma suudan. Samas muidugi sa võid seda kõike teha leebelt, aga konkreetselt, ja inimesele ei jäägi muud võimalust, kui vaatab sulle õnnetu kutsika silmadega otsa, ja läheb oma teed. Me ei saa võtta teiste arvamusi enda jaoks selliseks kreedoks, et tema arvab nii, tähendab, see on õige. Ei. Ma ei räägi mitte kunagi oma saadetes ka seda, et vaate nüüd peategi olema täpselt nii, nagu mina teile räägin, see on ainutõde. See õpetaja, kes püüab väita, et see, mida tema teeb, tema õpetab, just nimelt mitte teeb, vaid õpetab, on ainutõde, siis see peaks tõstma kohe punase tule üles. Ei ole olemas ainutõde. On olemas hetked, kus see tõde võib väga hästi töötada, aga teises hetkes see enam ei tööta, sellepärast, et see ei ole selle olukorra mustri jaoks loodud hetk, energia või suhtumine. See, kui sa aga oled jõudnud iseenda tuuma ja suudad vastu võtta enda ümbritsevat täpselt samamoodi, et kõik inimesed su ümber on samamoodi tervikud, neil on õigus olla täpselt oma arvamustega, neil on õigus olla just enda meeleoludega, siis nii ongi. Siis sa ei võta seda, et näed, ta vaatab mulle halvasti, ma järelikult ei meeldi talle. Aga kus sa tead, et ta üldse sind vaatas? Sest inimestel on kombeks lihtsalt oma enda sisemiste teemonitega võideldes jääda kergelt transsi või siis jääb silm millegi peale, mis parasjagu võtab nagu punkti endasse ja inimene tegelikult toimetab iseenda teemonitega. Ja kui ta näeb sinus neid asju, mida ta endas vihkab või mida ta endas ei teadvusta, tal võivad need head omadused kõik täiesti olemas olla, mille eest ta sind kadestab.
aga ta ei tunnista seda endale, siis loomulikult, milline reaktsioon on sinu suhtes siis? Ta vaatab mind halvasti, järelikult ma ei meeldi talle. Vastupidi, sa meeldid talle liiga palju, et ta tunneb ennast alaväärsena. Selle alaväärsuse teemaga, nii nagu ma ka alguses ütlesin, et enamus meie inimestest üle maailma, ma ei räägi päris neid vihmametsade elanikke, neil on see vaimne tervis siiski tunduvalt tervem kui tsiviliseeritud maailma inimestel, on mingisugune psüühiline kõrvalekalle. Kellel on ärevushäire, kellel on depressioon, kellel on võib-olla seal juba päris diagnoosini jõutud. See kõik on seotud meie keskkonnaga. Need haigused tegelikult on kinni just selles, kuidas inimesed ennast tunnevad selles maailmas, selles maatriksis. Kui me hakkame maatriksit võtma, siis meil on õigus ja oskus seda muuta. Ja selleks tuleb meil aga võtta vastu see ausalt endale otsa vaadata ja öelda, et aga nii ongi. Mina otsustan praegu muuta oma elu. Kuidas? Nii nagu ma õpetan, me ei tee seda 180 kraadi, me teeme seda samm haaval, kraad haaval, pöörame selle suuna peale, kus kohast me näeme, nii, nüüd on sirge minek, nüüd ma saan oma eesmärgini minna. Eesmärk või unistus. Puudutasin seda teemat, kas oli eelmine või üle-eelmine kord, et kui sa unistad, siis sa võid unistada kõigest sellest, mis annab sulle hea tunde, kõigest sellest, kus sa tunned, et ma olen õigel ajal õiges kohas. Aga kui sa sellele mingisugust ajalist määratlust ei pane, siis see võib-olla ei saagi kunagi teoks. Sa isegi võib-olla ei jõua selleni, et sa suudad ennast tunda väärtuslikuna iseenda silmis. Niisiis, kui sa unistad, pane sellele unistusele mingi aja määratlus. Täna hommiku minul endal korraga tekkis peas siukene ülijulge, ma julgen öelda, unistus ja panin näiteks ajamääratluseks järgmine aasta samal ajal. Kuidas see õnnestub? Mul pole õrna aimugi, aga me teeme seda meeskonnaga. Samamoodi on see koht, et kui on olemas meeskonna tugi, meeskonna teemat me räägime võib-olla järgmine kord, kui mul midagi uut peale ei tule. Ja mina panustan oma meeskonda. Ehk siis just see sama, ma teen endale mingisuguse eesmärgi, minu ümber koonduvad inimesed, kellel on sama eesmärk ja me teeme sammu haaval. Taaskord ma ei mäleta, kus kohas see mulle silma jäi, selline suhtumine, et sa ei pea nägema tervet treppi. Sul on vaja teada, kuhu see trepp välja viib ja nägema pead sa ainult järgmist astet. Astud järgmise astme peale ja sa lähed järgmine kord, kui sa oled valmis tegema järgmist sammu, sa näed juba seda järgmist astet ja sa astud järgmise astme peale. Ja kui sa ei piina ennast selle mõttega, et nii pikk tee on veel minna, siis ühel hetkel sa oledki seal kohal, mida sa oled endale eesmärgiks seadnud ja kõik töötab. Ja kõik töötab täpselt nii, et ta toetab sinu isiklikku eesmärki ja sinu tuuma. Sest
nii nagu ma korduvalt ja korduvalt räägin, on vaja teha asju, mis toidavad tuuma. Kui su armastuse karikas on täis, see on nüüd raamatust 5 armastuse keelt, eks, siis on väga lihtne sealt karikast kallata teistele. Sest sa tead, et sinus seda armastus on ja seda armastust tuleb sulle kogu aeg juurde. Mida rohkem sa välja annad, seda rohkem sulle seda juurde tuleb. Mitte, et keegi tuleb ja kallab sulle juurde. Ei, see on väline. Aga just see, et sinul on, sa annad ja sa tead, et sul tuleb juurde. Ehk siis sinu ümber inimesed saavad osa sellest armastusest, sellest heaolust, sellest meeleolust, millega sa kohtled oma kolleege, lähedasi. Ja kui me nüüd kujutame ette, et see armastuse karikas on tühi, siis me hakkame püüdma seda täitma millestki välisest. Kas teised ikka märkavad mind? Kas ma olen ikka piisavalt esinduslik? Kas ma saan tunnustatud mulle olulise inimese poolt? Aga samas see ei oma absoluutselt tähtsust, sest see, kui see tuleb väljast ja sinu sees on must auk, kui sinu armastuse karikas on kuivanud praguliseks, siis see voolab sealt teistpidi uuesti välja. Kujutage armastuse karikat nagu püha graali. Puu, lihtne puust karikas. Ja täpselt, palju otsitud püha graal on füüsilises maailmas puust karikas. Ja kui see on kuiv, siis see kuivab mõraliseks. See, mis sinna sisse läheb, see valgub välja. Kui selles on aga pidevalt oma niiskus sees, siis ta kogub, ta kallab maailmale ja ta ei saa kunagi otsa. Ülekantud tähenduses on püha graali öeldud, eks ole, naise üsa. Ehk siis samamoodi armastus, elu loomine, aga need kuvandid on tegelikult just sellest, et mida inimesed aru saavad, mida meie bioloogiline aju suudab endale ette kujutada. Kui me laseme aga sellest kinni hoitud kuvandist lahti, siis hakkame mõistma, et nende just nimelt asjade taga on olemas energeetiline muster, mis kannab meid läbi selle füüsilise, ehk siis kanaldaja Bashtar, kes mul tihtipeale on hakanud jooksma Facebooki ajavoogu, ütleb seda, et vaimne areng. Et vaimne areng kui selline sõltub täiesti sellest, kuidas sa seda võtad. Öeldakse küll jah, et me elame 3D maailmas, et see on füüsiline, aga tegelikult see, milles on vaimse arengu teekonnal olevad inimesed, on juba 4D ja 5D, kuhu me siis püüame jõuda, on pidevalt meiega. Siin on mul mõned minutid on veel aega. Kui sa kujutad ette, et sa oled füüsiline, sinu keha sureb ära, rohkem mitte midagi ei ole. Materiaalne maahing. Kui sa ka mõistad seda, et sa oled energeetiline olend, kes sõidab selle taevakivi peal sinu keha ehk siis biokeemilise autoga, siis
sinu kõrgem mina on sinuga kogu aeg kontaktis. Ja kui me räägime, et vot jah, keegi kõrgem peaks mulle ütlema, sa pead ise saavutama kontakti oma enda kõrgema minaga, ehk siis oma enda olemiga. Ma ei lähe täna sügavamale selle energeetika poolega, aga see on üks selline koht, mida igal inimesel tuleks endale selgeks teha ja mõista, et meil ei ole selles mõttes, vot nii, sünnid siis, sured siis teed kõiki neid asju. Meil on olemas doktoritöö põhipunktid ja meie elu moodustab see, mida me tegelikult teeme iga hetk otsustades. Meie otsus on see, mis paneb meid liikuma mingis suunas. Kui sa otsustad, et sa tahad ennast piinata, lähed tagasi mustadesse tunnetesse, püherdad seal oma sügavikes, see on sinu otsus. Kui sa aga otsustad ühel hetkel, aitab, kas surm või muutus, siis sina tuled sealt välja. Sa tuled sealt välja lihtsalt sellepärast, et sa oled seda ise otsustanud ja sinu enda kõrgem mina annab sulle selle kõik need tööriistade ja uskumuste paketi, millega sa saad seda teha. Sina lood endale selle süsteemi, kuidas sa sellest välja tuled. Loomulikult ravimid on kiirabiks alati vajalikud. Ma ei ütle, et meie meditsiini ei kõlba kuskile, kõlbab küll, aga õigel ajal ja õiges koguses. Samamoodi ei saa öelda, et ainult energeetikaga suudad kõike ravida. Suudad küll, aga taaskord õigel ajal, õigetes kogustes. Igasugused haigused tekivad meil mõttemaailmast. Kõigepealt rikud ära oma enda mõttemaailma ja see muutub tihedamaks, mida rohkem sa seda mõtet endal keerutad, see muutub tihedamaks ja saadki endale füüsilise haiguse, mida välja ravimiseks on vaja juba meditsiiniabi. Olgu see siis alternatiivne, olgu see siis traditsionaalne, olgu see siis operatsioon, olgu see siis ainult ravimid, olgu need mis iganes võtted. Aga selleks, et see ravi, mida väljas saadakse anda, peab sinu enda mõttemaailmas toimuma muudatus. Sinu enda mõttemaailm on see, mis loob selle mustri, milles sa tegelikult elad. Aga meie tund aega hakkab täis saama, ma lähen oma teiste kohustuste juurde ja kohtume järgmisel pühapäeval.